Viska hea anekdoot. Kas sa kunagi Aafrika toitu oled söönud? Ei ole. Nemad ka mitte. Üks blondiin helistas teisele ja ütles, tead, et Raplasse ehitatakse uut teed väe. Teine blondiin küsis, mis teed, mille peale esimene blondiin vastas, söön. Opeli omanikud koguvad varoosi. Teise Opeli taga sõites, kukub küljest, siis haarad läbi põrandaaugu. Mis on Opeli kasutusjuhendi viimasel leheküljel? Bussisõidugraafikud. Eestlane võtab kõrvalmaanteel hääletaja peale. Kas Tallinn on kaugel? Mitte eriti. Sõidavad tunni hääletaja hakkab muretsema. Kas Tallinn on kaugel? Nüüd juba on. Eestlane abiellub vene naisega, ise karjub talle viimased soovitused. Kanna oma naine pulmaööl käte peal voodi. Näita, kui võimas Eesti on. Jah, isa. Seejärel võtta ennast paljaks. Näita, kui ilus Eesti on. Jah, isa. Vanaisa karjub teisest toast ja siis paneb ihku. Näita, kui iseseisev Eesti on. Kui taanlane ära pakkida, siis kas ta on pakistaanlane? Baaris, proovige meie uut kokteili. Päris hea. Mis kokteili nimi on? Kookosmunn. Naljakas kookost pole üldse tunda. Läheb naine pihile, vastas selline noorem usuvend preester olevat tõbine. Naine kurdab, et püha isa, pean tunnistama, harrastasin eile anali. Too ei oska peast midagi kosta, uurib tarka raamatut, kus kirjas, mitu issa meiet ühe või teise patu eest lugema peab. Varastamine, valetamine, aga pole. Pistab siis nooruke usuvend pea pihinurgast välja ja küsib sealsamas seisvatelt kooripoistelt. Kuulge, te ei oska öelda, palju püha isa eest tunnab. Nood kui ühest suust. Paki tšüpse ja ühe koka.